Ja kui nad Jeruusalemma ligi said ja Betfage poole Õlimäele tulid, siis läkitas Jeesus 2 jüngrit ning ütles neile: minge sinna alevisse, mis on teie ees, ja varsti teie leiate kinni seotud emaeesli ja säluda juures. Päästke nad lahti ja tooge mu juurde. Ja kui teile keegi midagi ütleb, siis ütelge: issandale on neid tarvis. Siis lähetab ta nad seda maid. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis on öeldud prohveti kaudu: ütelge Sioni tütrele, vaata, sinu kuningas tuleb sulle tasane ja istub ema eesli seljas ja sälu seljas, kes on ikkealuse looma vars. Siis jüngrid läksid ja tegid nõnda, kui Jeesus neid oli käskinud. Aamen. Meie tähelepanu äratab see, et selline väike ja tähtsusetu sündmus on kirjutatud nii üksikasjalikult ja pealegi veel kõigis 3 evangeeliumis, ja Johannes, kes muidu teisi ei korda, vähemalt 1 salmi ka pühendab sellele. Siin ei ole midagi sügavvaimulikku, nagu seda on palju Jeesuse õpetustes, ei ka mingisuguseid praktilisi juhtnööre ja ei ole ka midagi vägevat, võimsat, nagu on paljudes Jeesuse imetegudes. Vaid see on üks lihtne eesli toomine Jeesuse juurde. Aga kui pühakiri sellele omistab tähelepanu, siis tal peab olema tähtsust. Ja pealegi ütleb evangeelium meile, et selles täitus prohveti kuulutus, mis oli üle 500 aasta juba varem kuulutatud Sakaria poolt. Ja see läks nüüd täide. Siin oli Jumala plaanide täideminek, mida oli juba kaua ette valmistatud. See ütleb meile kõigepealt seda, et meie ei tea mitte ütelda, mis on suur ja mis on väikene sündmus. See, mis sageli inimeste meelest on väga väike ja tähtsusetu, on Jumala meelest suur. Aga see, mille ümber võib olla terve maailma tähelepanu koondub, mida kõik raadiod ja televisioonijaamad edasi annavad, on Jumala ees väga tähtsusetu ja tühine. Kui Jumal midagi teeb ja teotseb ja temal midagi kavas on, siis ei ole see mitte ebaoluline. Ja tema riigi seisukohast on tal kindlasti tähtsust. Eriti tahaksime alla kriipsutada selle loo juures seda issanda sõna: issandale on neid tarvis. Ja sellepärast see ongi tähtis, et issandale oli seda eeslit tarvis. Sellel eeslil ei olnud muidu, või õieti siin oli 2 eeslit, erilist tähtsust mitte. Aga kui midagi on issandale tarvis, siis on see suure tähtsusega. Muidugi see on väga imelik, et taeva ja maa issandale on ka eeslit tarvis. Ja pealegi ta peab seda laenama. Tal ei ole endale eeslit. Jeesus ei ütle siin, et seda on inimese pojale tarvis, seda on õpetajale tarvis, nagu ta sageli seda kasutas. Sõna issand ta ei ole peaaegu enda kohta kasutanud. Issand või isand, see tähendas midagi nii suursugusemat inimest, seda kasutati rikaste, vabade,
valitsejate kohta ja väga sageli kasutati seda Jumala suhtes. Ja kui Jeesus käskis ütelda, issandale on seda tarvis, siis ta rõhutas seda, kes ta on. Ta on taeva ja maa kuningas ja valitseja. Jumalale on seda tarvis. Ja see on väga õpetlik, mida talle on tarvis ja kuidas tema meid tarvitab. Just selles mõttes, kuidas ka meie võiksime olla tarvitamise kõlbulikud Jumalale. See määrab meie elu, töö ja väärtuse, kas mina olen Jumalale tarvilik ja kasutatav või mitte. Ja milliseid vahendeid ja kuidas tema tahab meid tarvitada. Selles loos meie leiame mõndagi õpetlikku ja kasulikku. Kui issandale on midagi tarvis, meie oma või meid endid, ja ta pöördub meie poole, siis on see suur arm ja eesõigus. Jääb küll mulje, et issand on nii vaene, et meie peame teda aitama. Muidu ta ei tule oma asjaga toime. Lugu ei ole kaugeltki nii. Tema tuleb toime ilma meieta. See on selge. Tema oleks toime tulnud ilma selleta ka, kui talle eestlit poleks antud. Ta oleks võinud paluda isalt tulised vankrid, millega Eelia taeva läks ja nendega Jeruusalemma läinud ja asi oleks hoopis mõjusam olnud. Ja messiad oodatigi taeva pilvede pealt tulevat taevase auga. Aga just prohveti kuulutuses oli oluline see, et ta tuleb rahupakkujana, ta tuleb eesli seljas. Kui ta kellegi poole peaks pöörduma selle palvega, et temale midagi anda, siis on see meie elus väga tähtis tund. Ja väga otsustav. Temale kuulub ju kõik. Temale kuulusid kõik loomad maa peal, ka see eesel lõppude lõpuks, sest maailm ja tema täius on issanda päralt. Ja ta ütles, isa on kõik minu kätte andnud. Meie oleme siin ainult vahendite kasutajad. Meie oleme laenajad ja rentnikud, mitte omanikud, sest meie ei ole siia maailma midagi toonud ja ei vii siit ka midagi ära. Meie kasutame ainult neid vahendeid, mis siin on. Ja need vahendid kuuluvad kõik Jumalale. Aga inimesed ei tunnusta seda Jumala omandi õigust, vaid peavad endid selle, nii ütleme, täielikuks omanikuks. Täielik omanik on see, kes nad on loonud ja kelle armust meie tohime neid tarvitada. Nüüd, kui me näeme, et issandal on midagi tarvis, siis sageli pöördub tema vaeste inimeste poole. Nii loomulik oleks, et ta ju pöörduks rikaste poole, kellel on palju anda, kellel on uhked hobused tallis ja sealt üks vahva hobune võtta ja sellega sõita Jeruusalemma. Aga need, kelle veo ja töövahendiks oli eesel, need olid vaesed inimesed. Jumal on sageli ära valinud selle maailma vaesed, et nende abiga teha oma tööd.
ju ka lõpuks jüngrid olid kõik, nii ütleme, lihtsad ja vaesed inimesed ja tema toetajad ei olnud midagi eriliselt rikkad ja me näeme, kuidas Jumal on selle maailma vaeseid kasutanud. Kui talle oli tarvis oma prohvetile toitjat nälja ja põua ajal, siis Jumal ei läkitanud Eeliat mitte Siidonisse mõne rikka kaupmehe juurde, kes laevadega vedasid vilja sisse, vaid ta läkitas Sareptasse ühe lese naise juurde, kellel oli ainult üks peotäis jahu ja kruusitäis õli. Ja ta ütles, mina olen käskinud sellel lesknaisel sind toita. Nii on ta seda teinud ennem, nii teeb tema ka tänapäev ja kui meie siis vahest tunnetame, et meie oleme nagu liiga vaesed, meil ei ole midagi issandale anda, mis minust ka kasu on, siis ei ole see mitte õige. Jumal on sageli just neid vaeseid kasutanud ja ma võiksin ütelda ka praegu seisab Jumala riigi töö nende vaeste inimeste ohvrimeele peal. On oluline vaid, et meie oleksime ka oma piskuga siis tarvitamise kõlbulikud. Jumalat ei tee rikkaks ka mitte suured rikkused. Jeesus seisab ohvriraha kirstu juures ja vaatab, kuidas hulgad panevad sinna sisse oma ande ja üks lesknaine ka on seal häbelikult kõrval, tema ei pääse sinna juurde, tal on häbi sinna minna oma 2 veeringuga, aga Jeesus näeb teda. Need jäävad temale siiski silma, kes oma südame on talle lahti teinud ja on valmis ennast tema käsutusse andma. Oluline selle juures on aga sõnakuulelikkus. Jeesus ütles, kui teie lähete ja eesli lahti päästate, siis ta ütleb või küsite, ütlete temale, et issandale tarvis, siis ta ütleb ja tema lähetab seda maid. Tema eesel oli väga lahtiselt seal lasipuu küljes, seda oli kerge lahti päästa ja ei öeldud mitte, et mul on endal seda tarvis, mis te vaest looma vaevate. On ta käinud senini jalgsi, miks ta siis ei või seda paari kilomeetrit siin jalgsi käia, kui ta on issand, miks tal siis endal ei ole eeslit ja miks Jumal talle ei anna siis, kui ta Jumala poeg on. Väga palju põhjendusi on, kui meie midagi ei taha anda. Võib-olla mõnikord ei ole meile mitte arusaadav ka, milleks on seda tarvis. Vaevalt ka, et see naine või mees, kes ta oli, ma arvan, ta võis lesknaine olla, mõistis, milleks õieti seda on tarvis. No Jeesus tahab Õlimäelt minna Jeruusalemma. Aga ta tuleb Galileast 200 kilomeetrit jalgsi ära ja nüüd 2 kilomeetrit sa käidud. On see siis vajalik? Jumala korraldused ei ole meile sageli mitte väga mõistetavad. Seda tuleb meil arvestada. Meie ei näe Jumala kavasid. Ega sellel inimesel polnud aimu, et siin täitub vana seaduse prohveti kuulutus. Et siin on kätte jõudnud ajalooline moment, kus Jeesus pakub ennast avalikult Jeruusalemmale. Ja siin tehakse tähtsad otsused. Temal polnud sellest kõige vähematki aimu. Jumala plaanid on nii suured, et meie ei näe neid. Ja on oluline vaid, et meie seda teeme, mis meid kästakse. Kui Jumala vaim käskis Filippust minna kõrbe teed Kaatsa poole,
siis paistis see olevat täiesti mõistetamatu käsk, sest ta oli parajasti äratustööd tegemas Samaarias, kus oli suured tagajärjed. Nüüd jätta töö sinna paika, mine üksikud teed katsa poole lähed, mitte midagi ei ole seal, kedagi pole näha, midagi pole teha, tee läheb kõrbe poole, kui kaugele ma lähen, mida ma siin tegema pean, mitte midagi ei tea. Mine. Ja lõpuks tuleb üks tõld, no see on ilmselt välismaalane, mingi diplomaat, aga mul sellega midagi pistmist ei ole. Mine selle tõlla ligi. Ja rohkem ka jälle öelda, mis edasi tuleb teha või olla. Milles üldse see mõtte on? Sageli Jumal annab meile ainult ühe teatud viipe, teatud käsu, aga mis seal taga on, seda meie sageli ei näe ega mõista. Kuid oluline on see, ja see teeb meid tarvitamise kõlbulikuks, kui meie oleme sõnakuulelikud. Kas võib issand arvestada meid? Kui tal on midagi tarvis, tema teeb seda maid. Ja meie nii ütelda ei vea teda alt. Kahjuks ei ole alati nii. Meie ei näe sageli, mis on ühe või teise käsu sügavam mõtte. See oli möödunud aasta lõpuosas, kui 2 usklikku Tallinnas said käsu Jumala käest minna ühe mehe juurde, temale rääkida Jumalast ja temaga palvetada koos. Nad tundsid mõlemad seda meest. Ta oli olnud usklik ja oli usust juba ammu aega ära langenud, täiesti maailmas, tõusnud seal juba redelit mööda direktori kohale ja absoluutselt usuga midagi ei tegele. Aga käsk on, mine räägi ja palveta. Käsul puudub sügavam mõtte, sest kui tema tahab hingeõnnistust nõuda, siis tal oli ju see tee selge. Ta oli seda kord käinud. Ja mis aitab siin ühe teise rääkimine niisuguses olukorras nii edasi. Üks neist läks. Ja imelikult ta leidis lahtise ukse, kui Jumal on käskinud. No siis tuleb seda tõsiselt võtta. Nad rääkisid ja palvetasid koos. Mees kahetses oma elu, aga nad ei jõudnud mitte nii kaugele, et ta oleks ühe täieliku tagasipöördumise juurde tulnud. Nüüd oleks tarvis olnud teist, kes oleks seda veel edasi aidanud. Kui teine tuleb ka selle käsuga, et mul ka kästi tulla, see oleks teinud selle mehe veelgi tõsisemaks asja juures. Kuid kahjuks teine jättis käsu täitmata, sest see paistis talle liiga imelik olevat. Ja möödus vaid vähe aega sellest, kui ma ei eksi, paar nädalat, kui see mees, kelle juurde neid saadeti, autoõnnetusel silmapilkselt sai surma. Jumal tahtis seda meest päästa. Ja selleks andis ta käsu, mine räägi palvet. Ta oli teinud eeltöö, aga ei olnud need sõnakuulelikud. Jäi puudu midagi. Me ei tea, kuidas Jumala kohtusse läks, aga Jumala nõu oli teda päästa. Me ei tea, mõne väikse lihtsa käsu taga võib olla inimese hinge õnnistus. Tema pääsemine, tema surm või tema elu, me ei näe seda. Meile tundub see arusaamatu olevat. Aga meie asi ei ole mitte arutleda Jumala käskude üle, vaid meie asi on sõna kuulda. Ja need, kes kuulevad sõna, need on tarvitamise kõlbulikud Jumalale. Jüngritele andis Jeesus väga palju selliseid käske ja korraldusi, mis ei paistnud mitte väga mõttekad olevat. Mis sellel on mõtet ja nii edasi, aga nad täitsid neid. Kui ta ütles minge Galileasse, siis nad läksid sinna. Kui ta ütles neile jääge Jeruusalemma ja oodake, siis nad jäid ja ootasid. Oota, kui kaua, ei tea.
aga nad ootavad. On kästud, tuleb täita. Ja need olid mehed, keda issand sai tarvitada, kellega ta oma riiki ehitas. Aga need, kes hakkavad iga käsu puhul arutlema, milleks see on vajalik, kas see on vajalik, mul on midagi muud teha, nii edasi, nendega ei ole issand saanud kunagi midagi eriti ette võtta. Issandale on meid tarvis, aga issandale on tarvis ka meile kuuluvaid vahendeid, mida ta meile on andnud ja mille kohta me ütlesime, et nad on meile antud kasutada. Ja kui siis issandale kui omanikule on neid tarvis ka vahel, siis on tal täielik õigus loota, et meie neid ka temale anname. On see siis meie kodu, on meie tervis, on tema meie aeg, meie anded ja mis nad iial võiksid olla, need on kõik issanda annid meile. Aga osa meie ajast, osa meie võimetest soovib tema, et need saaks kasutatud otse tema käsu ja tema riigi jaoks. Jeesus ei võtnud seda eeslit ära. See ei jäänud mitte püsivalt temale, talle oli teda selleks korraks tarvis ja just sellel ajal. Küsimus ei olnud ka mitmeks tunniks tal tarvis oli, vaid just sellel ajal oli tal tarvis. Päev 2 hiljem ei olnud tal enam seda vajadust. Kas siis meie vahendid on nii valmis, et neid võib seal lahti päästa ja neid võib siis tarvitada, see on nüüd suur küsimus. Sageli on aga nad nii 10 nööri ja köiega sinna lasipuu külge kinni seotud, et kui sa neid sealt päästma hakkad, siis ei saa neid seal mitte kuidagi lahti. Issandal on võib-olla aega tarvis, aga kui sa võtad aega, alati oleme ühes aja hädas ja puuduses, ei jätku temale aega. Issandale on võib-olla meie võimeid ja andeid tarvis. Noh, nad ei ole suured, aga nad kuluvad omale kohale ära. Võib-olla talle on tarvis ka mõnda rublat, aga neidki on napilt ja kulub mujale ära ja nii edasi. Ja ei saa neid kuidagi lahti rääkimata, kui issandale on tarvis tervet inimest ennast kogu tema võimete ja annetega. Minul on tulnud just seda nende 2 jüngri osa etendada ja võib-olla teise jüngrina vend Kiviloo, kellel tuleb vahest minna siia sinna ja ütelda, et issandale on sind tarvis, kas sa ei saaks anda ennast tema teenistusesse, siis on selgunud, et nii mitme nööriga on inimene seotud selle elu ja olude külge, et mitte kuhugi ei pääse. Need nöörid on läinud nii umbsõlme, et ei saa teised ega ise neid lahti seal enam. Ja sellepärast jääb olukord nii, nagu tema on. Mida siis issandale on tarvis? Issandale on tarvis tasaseid. Eesel oli just rahu ja tasaduse sümboliks. Siin öeldi prohveti kuulutuses, ütelge Sioni tütrele, vaata, sinu kuningas tuleb sulle tasane ja istub ema eestli seljas. Hobustega on ikka võidu aetud ja nad on vahvad ratsaloomad, aga ma ei ole kuulnud, et eeslitega oleks võidusõitu tehtud. Nad on väga aeglased, nii rahulikud, et ega teda väga kiireks ei saa ajadagi. Aga mis talle on omane, tema kuidagi nii rahulikult ja ühtlaselt tema astub oma teed
kes on käinud Kesk-Aasias või Taga-Kaukaasias, on neid seal näinud, kuidas nad tulevad, ei nad tule galoppides kuskil, aga ta läheb ühtlase käiguga oma rada. Issandale on selliseid tasaseid tarvis, kes pidevalt tema tööd teevad ja koormaid kannavad. On selliseid võidusõiduhobuseid ka, kes mõnikord paistavad oma annete ja võimetega väga silma. Paistab, et nendega võiks maailma ümber pöörata, aga siiski nad ei ole sageli osutunud issandale tarvitamise kõlbulikuks, sellepärast, et tuleb jälle aeg, millal ta üldse ei lähe. Ja ei tee midagi. Kui on areenil vaja võidusõitu ja siis ta on küll väljas. Aga on kuskil midagi väikset tööd teha, vedu vedada, siis ei ole teda mitte. Ja issand ei ole saanud neid sageli mitte tarvitada. Issandale on tarvis lihtsaid koormakandjaid. Nii väike, kui see eesel ka on, aga ta siiski üsna mitmesuguseid ülesandeid täidab ja vaesel inimesel on temast abi mitmet viisi. Muidu ju seal maal, nii ütleme, põldudel künti sellel ajal ärgadega, aga kellel oli vähe maad, sai selle asja eesliga ka ära ajada. Oli tarvis tuua mõni väike koormakene, võis ette rakendada, võis temaga ka ratsutada, kuigi see võttis aega, aga ta viib siiski eesmärgile. Selliseid pidevaid koormakandjaid on issandale ikka tarvis olnud ja on ka praegu, kes ustavalt oma tööd teevad ja oma ülesandeid täidavad. Võiksime ütelda ka, et issandale on tarvis nii vanu kui noori. See äratab siin isegi tähelepanu, et vaja oli nagu ühte eeslit, aga toodi 2. Seal oli siis ema eesel, nähtavasti juba üsna vana. Ja selle kõrval sälg noor eesel, kelle seljas veel keegi ei olnud istunud. Ta oli alles täiesti algaja, vaevalt oma, nii ütleme, täis kasvanud ikka jõudnud. Nüüd toodi nad mõlemad, aga issand tarvitas ainult ühte neist ja nimelt sälgu. On huvitav, et 2 evankelisti ka selle vana eesli ära unustavad, räägivad ainult sellest ühest, sest ühte oli tarvis. Aga Matteus, kes ise seal rongikäigus oli, mäletab väga hästi, et oli 2 eeslit. Teine käis ainult kõrval. Ja ka pühakirja vaadates Sakaria kirjast on samuti öeldud, et tema istub ema eesli seljas ja sälu seljas. Ma ei arva, et ta neid vahetas vahepeal, aga ma kujutlen olukord umbes selliselt ette, et see sälg, kes ei olnud veel kandnud, temale oli tarvis, et ema tema kõrval võiks käia. Kuigi vana eesel ei olnud ehk võimeline enam mitte koormat kandma, aga ta oli ka seal kaasas. Meie vanaduses kipub meile tulema sageli see tunne, mind ei ole enam kellelegi tarvis. Ja see on väga raske tunne, kui see inimesele tuleb. Meie võimed on juba ammendatud ja meie tööjõud on läbi, aga ma tahaksin sulle ütelda, issandale on sind ikka tarvis. Tema veel võib sind tarvitada, kui sa ka ei suuda mitte koormaid kanda. Kui nüüd noor sälg läks,
siis ju teame, ta pole küll ratsahobune, et ta selliselt perutaks, aga siiski ta ei oska ka käia. Ta ei oska, mis selle koormaga nüüd peale hakata, tuleb ta seljast maha raputada, jooksu panna või mida teha. Aga nägi, ema läheb nii rahulikult, ema astub ka kõrval. Tähendab, selle ema eesli mõte oli selles, et ta on noorele eeskujuks, tema kõrvalkäijaks, talle moraalseks toetajaks. Üks suur mõte, mis meil on ikka, on see, et meie veel teistele oleksime eeskujuks. Et noored võiksid vaadata vanadele usklikutele, kuidas tuleb õieti issanda järel käia. Ma pean Jumalat tänama, et ta minu teele on andnud palju ilusaid vanu usklikke, vendi ja õdesid, kelle käest ma olen palju õppinud, mitte tarkuses. Nad ei asenda professoreid selles kohas, aga nad on näidanud oma eluga, kuidas Jumala inimene peab õieti käima. Ja milline tema loomus peab olema. Ja ma olen väga tänulik nendele vanadele võitlejatele. Teine asi, ta oli ka nagu toeks. No, ta ei olnud veel koormat kandnud ja sellepärast ta väsis ka ruttu. Alul oli Õlimäelt alla minna, aga siis tuli Jeruusalemma mäkke üles minna. Ja võib-olla ta hakkas nagu väsima, aga ema kõrval kuidagi ta võttis ennast kokku. See on veel vanade usklikute eesõigust noori toetada ja just palves toetada, ka moraalselt toetada. Vahest neid julgustada, kui nad on väsinud, aga mitte siis nendele kive visata. Noorest neist ei tule mitte midagi välja, ma juba seda küllalt ütelnud, ega tast midagi tule. Aga kas nii-ütelda ema eesel vaatab oma sälule selle pilguga, ega temast tule, mina vedasin küll vahvasti koormad, aga ei, sellest noorest tule mitte midagi, las ta jääb sinna paika. Ma arvan, et ta nagu oma silmaga siiski ja oma olemisega, võib-olla isegi oma häälega kuidagi kinnitas oma poega. See on ka meie ülesanne just nende pärast palvetada ja eestpalvetööd, seda meie võime saame igal pool teha. Küll on armas, kui seda usklikud teevad. Üks vana õde, kes lõpetas oma töö, läks pensionile, ta pidi ka natuke kaugemale linna serva minema, kus ta sai harva koosolekule tulla. Ta palus minu käest laulukoori nimekirja. Milleks sul seda tarvis on? Ta ütles, ma neid näo järgi ikka tunnen, aga kõigile ei tea nimesid. Nüüd mul enam ei ole siin tööd ja ma ei oska muud teha, ma tahaksin koori pärast iga päev palvetada. Aga no ma ei tea, keda ma nimetan seal ja kuida ma nimetan. Ma andsin talle selle. Mul oli see suureks rõõmuks seda teada. Võib-olla neid palvetajad on tõesti ka üsna mitu, aga ma võin ütelda, Jumal on meie kooritööd õnnistanud. Selle peal on õnnistus. Ja viimasel ajal, kes on usule tulnud, on tulnud kooritöö kaudu usule. Siin on palvetajate osa võrratult suure tähtsusega. Koormakandjad on noored. See on loomulik ja õige, et meie noorelt hakkame issanda koormat kandma. Vahest meie jääme nagu noorte poole pöördumisega hiljaks. Nad on juba endale muud koormat selga võtnud. Meile öeldakse, et see teises evangeeliumis, et see noor eesel oli selline, kelle seljas veel keegi teine ei olnud istunud. Kõige kõlbulikumad Jumala riigi tööks on siiski osutunud need, kelle seljas keegi teine ei ole ennem istunud.
kelle selga ei ole saatan veel oma koormaid saanud laduda ja neid panna oma teenistusesse. Ma olen südamest Jumalale tänulik, et tema mind noore säluna juba pani oma riigitööd tegema. 16 aastas hakkasin tunnistama ja mõnda teistki osa tema riigitööst tegema. 16-aastane. See on ju tõeline sälg veel, kes ei tea elust ega tööst midagi. Aga issand ütles, mulle on sind tarvis ja ta ei pidanud mind liiga nooreks. Ta pöördus Jeremia poole, Jeremias, ma olen liiga noor. Jumal, ära ütle, et ma olen noor. Kui mina sind läkitan ja kasutan, siis sa võid minna iga asja peale. Ja noorus on selline viga, mida aastad igal juhul ära parandavad, kui muud viga ei ole. Sellepärast meie peaksime oskama ka neid noori rakendada issanda tööle ja teele, kes veel ei ole muid koormaid enda kaela võtnud. Kui me vaatame, keda issand on saanud siis tarvitada, siis peame ütlema, et nad on enamasti väga noorelt ära valitud. Muidugi ta oli veel nõder, nõrk oli, ilmselt oli. Tal tuli pingutada, kuid issand tarvitab meid meie nõtrustest hoolimata. Ja sageli meie just kogeme seda, et tema vägi saab meie nõtruste sees täie võimuse. Mõned tunnevad endid väga vägevana ja väga suurtena. On pöördunud ka minu poole mitmed nendele võimaldada töötamist Jumala riigis ja nad räägivad, kui vägevad nad on, kuidas Jumal neid on kasutanud ja millised suured anded neil on, aga on siiski tunne, et see on oma vägevus ja mitte Jumala oma. Aga nii mõnigi, kes on ütelnud, ei, minust küll ei tule, ma olen ju nii nõder ja mul on siit puudu ja sealt on puudu, aga on jällegi see tunne, et issand saab teda tarvitada ja tegelik elu on näidanud, et ta on neid tarvitanud. Sellepärast on tarvis meil ikka jääda madalaks. Mul Jeesus vaikust anna ja tee mind madalaks, et see, mis tahad sina, ka minust tehtud saaks. See on õige palve. Jeesus pöördus ühe koguduse poole, ütles, sul on pisut rammu. Aga issand tegi selle koguduse sambaks, kellel pisut rammu on. See on imelik. Sul on pisut rammu, aga sammas peabki kõige rohkem kandma. Mina tahan teha sinust samba. Mitte, et sa ise oled juba sambaks loodud. Ma tean, et sa oled tugev ja vägev, sellepärast nüüd panen ma sulle koorma peale. Ei, sul on pisut rammu, aga mina tahan teha sinust samba. Oleneb kõik sellest, mida issand saab meie juures teha. Ja kui palju saab tema meie juures teha? Kui tema siis saab midagi teha, kui tema saab meid tarvitada, siis peame jääma ikkagi alandlikuks. Keegi on sellele loole ühe lisaloo kirjutanud ja see kõlab umbes selliselt. Kui siis see noor eesel oli jälle tagasi viidud sinna alevisse oma lasipuu külge, ja teised eeslid seal oli, siis ta rääkis teistele eeslitele, mis vahepeal temaga oli juhtunud. Kuidas teda viidi Õlimäele ja siis mulle laotati riided kõik maha sinna ja mulle lehvitati siis palmioksi ja hüüti Osianna ja juudid oleks mind peaaegu juba oma kuningaks pannud. See on üsna eestli lugu selle peale, aga kahjuks on see ka meiega vahest nii, et
see au, mis kuulub issandale, selle võtame endale. Sest me teame, kellele lehvitati palmioksi ja kellele üti oosi anna. Meie osa on siiski selles eesli osa. Issandale saab vaid ainult üksi au. Ja kui meie tema au endale võtame, siis meie teeme ennast tarvitamise kõlbmatuks. Issandale on neid tarvis. Talle on sind ja mind tarvis. Talle on sinu ja minu aega, raha, võib-olla toitu ja muud tarvis. Ühe päeval, suurel kohtupäeval, ta ütleb, mina olin haige, te tulite mind vaatama. Mul oli nälg, te andsite mulle süüa. Mul oli janu, te andsite mulle juua. Mulle juua. No see on väga väikene toiming, kui me kellelegi juua anname. Aga Jeesus ütles ka külmave karikas, mis jüngri nimel on antud, ei pea oma tasust ilma jääma. Mulle. Mida olete teinud ühele minu vähematele vendadele? Seda olete mulle teinud. Me mõtleme, sellel inimesel oli küll see suur eesõigus, ajalooliselt silmapilgul talle nüüd eesel anda, see on nüüd kirjutatud püha kirja, sellest räägib kogu maailm 2000 aastat, kuulutadakse igal pool. No, aga ka minul enam seda võimalust ei ole. Meil kõigil on see võimalus. Mis teie minu vähematele vendadele olete teinud, seda olete teie mulle teinud. Ja kui meie kord siis issanda ees seisame, siis meie oleme rõõmsad vaid selle üle, mida meie talle oleme teinud ja andnud. Kui see eesli omanik ka kord igavikku jõudis, siis võis issand teda oma isale esitada ja taevainglitele ütelda, siin oli see, kes mulle andis siis eesli. Ja tal oli rõõm näha issandat tema au sees ja tunda tänu oma südames, mina võisin ka sulle midagi anda. Ma võisin ka midagi teha, et suures Jumala plaanis olla kaastöötaja. Me oleme Jumala abimehed, me oleme Jumala kaastöölised. No mis abi on meist Jumalale, taeva ja maa issandale? Aga nii on tema oma töö seadnud, et ta oma töö teeb oma nõtrade, laste ja armastajate läbi. Tema tuleks toime, nagu ütlesime, ilma meieta. Ta võiks evangeeliumi kirjutada taeva peale, et kõik näevad seal teda puhtalt kujul, aga ta laseb seda kuulutada surelikkude südamete läbi. Ta võib paljugi asju täide viia, aga ta ütleb, palveta selle pärast. Ta tahab meid tõmmata kaastööle sellega, oma pühasse nõupidamisesse, et me ei jääks kuidagi maailma ja elu asjadest kõrvale, mis see minu asi on ja kas mina saan siin midagi teha. Issand ütleb, sina saad ka midagi teha. Sa ei ole jäetud kõrvale, mul on sind tarvis. Ja sellepärast tõmbab tema meid oma kaastööle ja tarvitab meid. Ja see on suur arv, et ta meid tarvitab. Nagu meie sellest laulust laulsime, olen rõõmus, kui maa peal mind tarvitab ta. Ja olen rõõmus, kui ta ka risti all peab mind. Sellepärast olgu meie rõõm issandat teenida ja mida iial talle tarvis on, meie oma või meid endid, et meie seda maid talle annaksime. Aamen.